Tere keskkonnatund alustab ja täiesti on meil selline erakordne päev, et me istugi putkas, vaid me oleme hoopis siin minu stuudios, Reetausi stuudios Telliskivis. Ja külas on meil mitte ainult üks, vaid suisa kaks inimest. Harri Moora, tere! Tervist! Ja külas on meil ka Jaak Sooäär, kes kutsub ennast siis sõbralikult mahekitaristiks ja on meiega siin selle tunni vältel. Aga meie tänane plaan on luua üks plaan, mis on mõeldud Eestile ja saab kokku pandud siis selleks, et tekstiilijäätmed kuidagi ringlusse võtta. Selleks, et me saaks hakata seda ühest otsast arutama, tuleks kõigepealt siis aru saada, milles on probleem. Et miks siis need tekstiilijäätmed on osutunud nii keeruliseks ja segaseks probleemiks ja miks meil üldse lahendust on vaja. Et Euroopa Liidus kogutakse kokku 25% esmakordselt siis kasutuse lõpetanud rõivastest ja sellest väidetavalt ainult 1% läheb ümbertöötlusesse. Aga mis olukord on Eestis, Harri? Jah, et hea meel on tõdeda, et me siin paar aastat tagasi, eelmisel aastal just lõpetasime ühe väikese, pigem isegi suure uuringu, sest see ei keskendunud ainult Eestile, vaid kõigile 3 Balti riigile. Jah, et nimelt Põhjamaade ministrite nõukogu rahalisel toel me tegime sellise ülevaatuse, kus siis esimest korda me kaardisime ära tekstiilivood, alates siis turule panemises, kui palju pannakse Eestis ja teistes Balti riikides turule kodutekstiile ja rõivaid ja mis siis nendest rõivastest ja kodutekstiilidest siis saab, kui nad nii-öelda kasutusest välja lähevad. Ja tulemused olid päris huvitavad, et kui me räägime nagu sellisest üldisest probleemist või siis tegelikult, mis me näeme, on see, et muidugi tarbimine on probleem. Nii nagu kõikide moe asjadega kipub põhiprobleemiks olema see pidevalt suurenev tarbimine. Ja kui me räägime tekstiilidest, rõivastest, siis me ju teame, et Ellen MacArthur, kes on tuntud ringmajanduse guru, on siin pakkunud, et globaalselt rõivaste kasutamine viimase 20 aastaga suurenenud 2 korda. Aga tegelikult, kui me vaatame nüüd, tuleme lähemale Eestile ja vaatame meie andmed, siis siin tegelikult tarbimine on suurenenud palju kiiremini. Kuskil 4-5 korda oleme 20 aasta jooksul rohkem hakanud rõivaid tarbima ja muidugi see tuleneb sellest, et mida rikkamad me oleme, mida rohkem meil on raha, seda rohkem me tahame tarbida ja kindlasti rõivad kui üks selline moeaksessuaar, mis on oluline meie identiteedi ja muu osas, siis kipub see olema see, mida me ka palju tarbime. Nii et lühidalt kokkuvõttes selle uuringu tulemused näitasid, et Eestis pannakse turule kuskil 16-17 000 tonni uusi rõivaid ja kodutekstiile aastas ja huvitav on see, et kui Läti ja Leeduga võrrelda, siis Lätist Leedust vaata, et poole rohkem me tarbime rohkem. See teeb inimese kohta kuskil 12,5 kilo rõivaid aastas ja kui nüüd seda niiviisi laiale laotada aasta peale, siis keskmiselt Eesti inimene teeb 4 ostu kuus ehk 4 rõivaeset või kodutekstiili eset siis ostab kuus. Nüüd te võite ise mõelda, et kui palju teie keskmiselt kuus ostate. Ma kujutan ette, et osa teist võib-olla ostab vähem, aga kindlasti on ka siis neid, kes ostab rohkem. Nii et tegelikult jah, need numbrid näitavad pidevat suurenemist. See on üks pool, aga teine pool, millest me väga palju ei tea ja millest ka ei ole väga palju siiani räägitud, aga järjest rohkem räägitakse, on see, et mis saab kõigidest nendest asjadest. Kuidas siis teha nendest asjadest, mida me enam ei vaja, kas mitte midagi või midagi uut, et mis on need numbrid, mis siis tegelikult reaalselt me oleme võimelised kokku koguma. Ja kui me oleme nad võimelised kokku koguma, siis tulebki see suur küsimus, et mis saab nendest asjadest peale seda. No just nimelt ja nii nagu igasuguse tarbimise tulem on jäätmed ehk me ju mingil hetkel loobume nendest rõivastest, siis tulemuseks on üha suurenev tekstiilijäätmete kogus ja ka nii nagu sa enne ka küsisid, et kui suur see võib siis olla, võrreldes siis teiste riikidega, siis tegelikult aastas tekib neid jäätmeid päris palju. Need tegelikult võib klassifitseerida ühelt poolt sellisteks rõiva ja kodutekstiilideks kasutatud kujul, mida me enam ei saa uuesti kasutada, mis siis klassifitseeruvad jäätmeteks. Ja siis tegelikult ju nende rõivaste puhul on ju nii, mida me kõik oleme ise tähele pannud, et ühel momendil nad on ju päris heas korras. Ehk siis kui me räägime nüüd korduskasutuse poolest, siis tegelikult ka see on üha
olulisemaks muutunud ja kui me räägime üldnumbrist, siis turule pandud kogusest kuskil 30% Eestis ühte või teistpidi kogutakse kokku ja see 30% varasema numbri kõrval vaadata on ju päris hea, et me oleme tegelikult selle kogumise protsendi hulgas Põhjamaade ja teiste edumeelsete riikidega üpris võrdsed. Probleemiks on see, et sellest 30% kokku kogutud kasutatud rõivastest kodutekstiilidest pool klassifitseerub sellisteks jäätmeteks, millega ei ole midagi teha, mis ei lähe korduskasutusse ja vaat see pool sisuliselt me liigiti kogume neid ja kokku kogudes, kuna siin Eestis ei ole ja ka laiemalt Euroopas ei ole häid võimalusi ringlussevõtuks, siis sisuliselt seesama rõivemass liigub meil täna prügilasse ja vähemal määral põletusse. Aga tuleme korra tagasi selle 30% juurde, kas see 70 ülevat protsenti, kas see on siis see, mis jõuab otse prügilasse või seda me ei... See on nüüd see osa, mis on nii-öelda käekasutuses, ehk siis mis on turule pandus, kui suur kogus, eks ju, et nagu ma enne ütlesin, kuskil 16-17 000 tonni ja sellest 30% siis iga aasta ta nii-öelda kogutakse kokku ja hea meel on tõdeda sellest 30% see teine pool, see 15% siis üldkogusest läheb korduskasutusse, uuskasutusse. Kas sa mõtled, et seal 30% sees on ka see, mis läheb olmeprügisse või? Jah, et laias laastus sellest 30% pool, see on kõik liigiti kogutud ja selle sees on ka, ei, see on liigiti kogutud. Me ei räägi sellest, mida inimene tegelikult paneb nagu olmeprügisse. Jaa, ei, sellest me ei räägi. Kas me seda mahtu umbes teame või? No see maht on väga kaudselt arvutatav, ütleme kuskil 5% ümmarguselt segaolmejäätmetest on rõivajäätmed ja tekstiilijäätmed. Nii et tegelikult on ikkagi hästi nii lihtsalt öeldud on 70%, millel me hetkel nii-öelda silma peal ei hoia ja me tegelikult ei tea, mis sellest saab. Jah, nii ta on ja selles mõttes see on kõik see mass ja kuna rõivad on üldiselt väga lühikese aja kasutusega tooted, siis nad üpris kiiresti pärast seda turule panemist jõuavad jäätmeteks ja siis võib arvata, et umbes võrdne kogus turule pandust on ka siis muutub jäätmeks. Ja sellest ainult 30% me kogume täna kokku. No esimene samm siis võiks olla see, et me suudame tegelikult monitoorida kõiki turule pandud esemeid tekstiili valdkonnas. Ilus oleks jah, kuigi see on väljakutse iseenesest, pigem muidugi me peaksime mõtlema, et mis me teeme siis selle osaga, mida me kokku kogume ja nii nagu ma enne ütlesin, Eestis korduskasutus, rõivaste uuskasutus, korduskasutus toimub päris hästi juba ja siin me oleme mõnevõrra võib-olla isegi teistest Balti riikidest ees, ehk siin koha peal selline vanade rõivaste annetamine uuskasutuskeskusesse igale poole mujale viimine on päris populaarne ja toimib hästi ja isegi meil siin kokku kogutud rõivaid viiakse ka juba välismaal, näiteks Lätis on täitsa võimalik, et Eestis kokku kogutud korduskasutatavaid rõivaid võib seal siis nii-öelda kaltsukatest osta. Me oleme nagu liigitunud sinna sellisesse nagu rikkamasse grupeeringusse, kust teised ostavad siis kogutud ja sorteeritud rõivaid. Ja selles suhtes on Eesti ja ka teised Baltimaad ainulaadne, et kui me räägime näiteks Põhjamaadest, siis seal kogutakse kokku palju selliseid korduskasutatavaid rõivaid, aga koha peal korduskasutatud rõivad kasutatakse väga vähe. Norras võib-olla ainult 1% sellest kokku kogutavast. Mis läheb uuesti müüki? Jah, et see valdavalt ei lähe müüki või kasutusse Norras, vaid see siis viiakse Euroopa suurtesse sortimiskeskustesse. Ja nii nagu me teame, on nii Eestis kui ka Leedus, ja Leedus on kõige suurem, on Humana suur sortimiskeskus, mis tegelikult sordib suurema osa vähemasti siin Kesk- ja Põhja-Euroopas kokku kogutud korduskasutatavatest rõivastest. Mõnes mõttes Balti riigid on muutunud selliseks kas nüüd võib öelda tekstiili tagahooviks, aga kindlasti me pakume olulist sortimisteenust rikkamatele riikidele. Et läbi Eesti käib tegelikult tunduvalt rohkem kokku kogutud rõivaid, kui me siin koha peal ise tekitame. Aga mis nendest siin siis saab, kui sa ütled, et 30%-st 15 on ainult see, mis läheb korduskasutusse? Jah, ütleme, see korduskasutuse pool toimib päris hästi ja siin muidugi me peame tunnistama, et ka Eestis uuskasutuskeskus, muud sellised organisatsioonid teevad väga-väga head tööd, et selles suhtes areng on olnud viimastel aastatel
väga hea. Probleem on selle teise poolega, milleks on siis rõiva ja tekstiilijäätmed, ehk siis need rõivad ja kodutekstiilid, mida me enam ei saa kasutada, mis sisuliselt on kasutuskõlbmatud. Nendele tänasel päeval sisuliselt mingisugust ringlussevõtu alternatiivi ei ole ja kahjuks on nii, et isegi need, mida nii-öelda liigiti kogutakse, natuke paralleel selle pakendijäätmete teemaga, kus me oleme viimasel ajal oma üllatuseks tõdenud, et meie pakendijäätmed, mida me usinasti viime kogumiskonteineritesse, liiguvad sealt ikkagi edasi prügilasse ja põletusse. Sama asi toimub siis Eestis ka nende samade tekstiilijäätmetega, mis tegelikult liigiti kogutakse jäätmejaamades. Aga ütle nüüd, kui jõuab kätte aasta 2025, kus tegelikult Eesti peab hakkama tekstiiliprügi liigiti koguma, tegelikult kõike, mis kogu tekstiilijäätmeid on ju, et mitte ainult siis ka kasutatud rõivast, vaid ka tootmisjäädet ja kõiki selliseid asju. Et minu arust meil nagu valmisolekut tegelikult ju selleks hetkel ei ole, et kui me need kokku kogume, et me siis suudame need ka ringlusse suunata, et kas seal on oht, et hakkab võib juhtuda samasugune selline näed sa seal sellist väikest konflikti allikat ka, nagu meil on praegu eelpool mainitud teemaga? Jaa, just, et sisuliselt, kui me nüüd mitte midagi ei tee, ootame selle tähtaja ja hakkame siis hoogsalt jälle koguma, siis me oleme täpselt samas olukorras, mis paljude teiste jäätmevoogudega, nagu selle sama pakendijäätmega, et me kogume kokku ja selle kraamiga ei ole mitte midagi teha. Ja sellepärast on nüüd ülioluline tegelikult hakata, viimane aeg on, ütleme nii, hakata mõtlema, et mis siis just selleks jäätmeks klassifitseeruva tekstiili massiga teha ja ega seal muud võimalust ei ole, kui see suunata siis ringlusesse. Peab olema mingisugune ümbertöötlemisvõimekus, mis suudab selle siis ümbertöödelda ja sellest siis ümbertöödeldud rõivastes siis kas uusi tekstiilitooteid toota või seda kuskile siis suunata mingite muude toodete tootmiseks. Üks suur probleem on veel, kui me ei arenda ringlussevõtu võimekust. Täna küllaltki hästi toimiv korduskasutussüsteem, mis meil Eestis ju väga hästi toimib. Ka nemad on hädas sellega, et üha rohkem tegelikult inimesed toovad ära sinna nendesse kogumiskastides sellised rõivad, mis juba üha rohkem ja rohkem on ka jäätmed, sest et kiirmood ju iseenesest toodab sellised rõivad, mida ei olegi väga lihtne enam korduskasutada ja ka Eestis on korduskasutuse mõttes me oleme muutunud ka selliseks, et me ei taha enam päris selliseid väljaveninud korduskasutatavad rõivaid ja üha rohkem ja rohkem jääb siis üle sellised rõivad, mis siis tegelikult muutuvad jäätmeteks ja täna, kui me ei pane paika seda süsteemi, seda ringset korduskasutuse ja ka ringlussevõtusüsteemi tekstiilidele, siis me suure tõenäosusega hakkame ka tapma seda täna hästi toimivat korduskasutussüsteemi, neid organisatsioone, kuna nende kulud, nende jäätmekäitluse peal aina tõusevad ja see on muutunud küllaltki väljakannatamatuks neile. Jah, uuskasutuskeskusel jääb ju suur hulk tonne iga kuu, mis praegu lähebki ju tegelikult otse prügilasse just nimelt sel põhjusel, et ei ole kuhugi neid panna, et see on ka tihtipeale selline väikene fakt, mida inimesed ei tea, et ei ole nagu seda kohta tegelikult, kuhu oma vanad teksapüksid viia, et nendest midagi uut sünniks, et me elame nagu kuidagi sellises arusaamas, et kindlasti kuskil keegi neid vajab, aga tegelikult on ju olukord, kus väga ammu juba me oleme elanud selliselt, et neid vajajaid tegelikult nii palju pole enam, et aga mis korra enne, kui me tuleme tagasi Eesti juurde, korra vaataks nagu suuremat pilti, et kuidas need kasutatud rõivaste vood maailmas üldse liiguvad, kas sa seda ka tead, et mida teeb näiteks Ameerika või mida teeb siis Euroopa kõikide nende ülejääkidega, sest kõike ju nad tõenäoliselt oma prügilatesse ja põletitesse ka ei lükka. Just nimelt, et tegelikult iga nüüd arenenud riigid liiguvad ju sinna suunas, et oleks vaja need kasutatud rõivad kokku koguda. Ja Euroopas, nii nagu sa juba ise selle protsendi mainisid, küllaltki kõrge protsent, mida liigiti kogutakse. Ja tegelikult nüüd ongi tekkinud probleem just selle sama asjaga, et need samad rikkamad riigid, nii nagu ma näitena tõin, Põhjamaad ise kokku kogutud nendest korduskasutavatest rõivastest isegi nendest nad kasutavad ainult mõned protsendid ära koha peal, et valdav osa otsib siis ikkagi seda kasutuskohta väljaspool Euroopat. Ja varasemalt on olnud põhisihtkohaks Aafrika, kuhu siis need madalama kvaliteediga korduskasutatavad rõivad on liikunud, aga seal on see tekitanud suurt jama, kui nii võib öelda,
on tapnud ära kohaliku tekstiilitööstuse, on üle ujutanud kogu selle nii-öelda turu odavate rõivastega ja ega tegelikult osa neist kipub ka seal kohe otse kohalikku nii-öelda prügilasse või niisama teeserva lendama, et me oleme väga palju kasutanud kolmandaid riike, kuhu seda siis saata. Aafrika on reageerinud sellele, vähemasti paljud riigid on reageerinud nii, et nad enam ei luba oma turule Euroopa kasutatud rõivaid ja nii see voog otsib endale uut kohta. Viimasel ajal hästi palju liigub Ida-Euroopasse, Ukrainasse, Valgevenesse, aga selge see, et see ei ole lahendus. Me peame ikkagi leidma lahenduse koha peal. Ehk siis Euroopas tekkivad rõivad peaksid saama korduskasutatud ja ümbertöödatud ikkagi siin Euroopas. Aga Aafrika ei võta vastu enam või? Suur osa riike ja Aafrika riike on tänaseks keelustanud sellises suuremas koguses isegi korduskasutatavate rõivaste sisseveo, nii et Pakistan suure tekstiilitööstusega seda lubab ja Pakistani liigub väga palju ka lausa jäätmetena klassifitseeritavaid kokku kogutud rõivaid. Mis seal nüüd edasi juhtub nendes Aasia riikides, seda me jällegi täpselt ei tea. Et ega ei ole ju päris suurt kindlust, et ikka nad seal ümber töödeldakse, võib vabalt olla, et see on teatud nii-öelda äriskeem ja nad kuskile lihtsalt kaovad, eks ju. Ja selles mõttes igal juhul selline globaalsel tasandil nende voogude liigutamine ühest kohast teise ei ole jätkusuutlik. Okei, aga tuleme tagasi Euroopasse, tuleme tagasi Eestisse, et see 30% pool, mida meie siin Eestis siis nende rõivastega teha saaksime? Jah, et 30% pool täna juba liigiti kogutakse ja nii nagu me ka aru saime, tegelikult kogu see muu mass liigub täna lihtsalt siis prügikasti ja nii nagu sa enne ka ütlesid, aastal 2025 peaks hakkama siis suuremas mahus kogu seda kremplit kokku koguma, suure tõenäosusega tulevad ka sihtarvud, ehk siis see kokku kogutav mass kindlasti suureneb. Mis me sellega edasi hakkame? See on hea küsimus ja seda küsimust me peaksimegi nüüd valjusti küsima ja hea meel on tõdeda ka seda, et me siin selle sama uuringu raames siis pakkusime välja ka teatud soovitused, et mida peaks nüüd erinevad osapooled eesotsas riigiga hakkama kohe tegema, sest et kui me muu jäätmekäitluse stiilis jätame kogu selle otsustamise viimasele minutile, siis suure tõenäosusega me oleme suures hädas. Aga meil on kaks võimalust seda vaadata, et üks võimalus on nii hakata otsima, et kes vastutab. Jah, et tegelikult tuleb see teha kompleksselt, nii nagu sa enne lubasid, et me kahekesi siin tunni aja jooksul paneme plaani paika. Ma pigem me proovime siin anda esimese sellise sissevaate ja mõned soovitused. Plaani peaks kokku panema ikkagi kõik osapooled, kes selle ringse tekstiilisüsteemiga seotud on. Ja nii nagu ma enne ütlesin, muidugi riigil on oluline ja ülioluline koht panna paika õiguslik raamistik, eesmärgid ja täpsustada just need samad vastutused. Muu jäätmekäitluse taustal, miks meil on probleemid pakendivaldkonnas ja mujal, on ikkagi see, et meil ei ole nendes jäätmekäitluse valdkonnas paika pandud konkreetseid vastutusi. Kes mida teeb, kes on mille eest vastutav ja laias laastus on ka tekstiilijäätmete valdkonnas kaks sükest suuremat vastutavat osapoolt. Muidugi esimene ja kõige olulisem tootjad, ehk siis need, kes panevad tekstiile ja rõivaid turule. Eesti mõistes on siin muidugi tootmisettevõtted, aga valdav osa neist on ikkagi kaubandusettevõtted. Ehk nemad on siis number üks vastutajad, nemad peaksid siis tagama selle, et nende poolt turule pandud rõivaid kokku kogutakse ja ka ringlusse suunatakse. Ja kuna rõivad ikkagi klassifitseeruvad nagu olmejäätmete alla, siis on teine oluline osapool on omavalitsused, kes kindlasti keskselt muude jäätmete kogumise süsteemi arendamisel peaks siin õla alla panema ja kaasa aitama. Ja siis tulevad muidugi need, kes siis võiksid pakkuda neid ringlussevõtu ja ümbertöötlemislahendusi, keda Eestis täna sisuliselt ei ole ja kogu see sektor vajaks ülesehitamist. Ja kõige lõpus muidugi me kõik tavakodanikena, kes igapäevaselt siis rõivaid kodutekstiile kasutame ja kes siis ühel momendil ei taha neid enam kasutada, tahaksime selle kuskile sokutada. Me peame sellist nüüd panema sinna, et nad peaksid tagama selle, et meie rõivad siis liiguksid ringlusesse. Teeme natuke muusikat vahepeal, Jaak. Sobib sulle või? Muidugi.
no tuleme siis vastutajate juurde tagasi. Äkki me korra räägime lahti selle tootja omavastutuse teema ka, sest noh, see on üks asi, mis aeg-ajalt ikka tuleb lauale ja millest järjest rohkem ja rohkem räägitakse ja meil on tegelikult teistest tööstustest ka häid eeskujusid, kus on kehtestatud tootja omavastutus. Et miks seda tekstiilivaldkonnas veel juhtunud ei ole ja kas see on reaalne, et see tegelikult ka tulla võiks? Jah, et nii tekstiilivaldkond on lihtsalt küllaltki uus, mis puudutab selliseid üle-euroopalisi tekstiilide, rõivaste kokkukogumise nõudeid, nii nagu sa juba enne mainisid, aastast 2025 kõik liikmesriigid peavad hakkama kõiki kasutatud tekstiile kokku koguma. Ja selge see, et kui nüüd tekstiile kokku koguda, siis on vaja ka paika panna, kes sellest vastutab puhtalt juba sellepärast, kuidas see kogumissüsteem, kes selle kogumissüsteemi nii-öelda loob ja kõige olulisem, kes selle kokkukogumise ja ringluse eest siis ka maksab, ehk siis finantseerimise skeem. Ja tekstiilijäätmed on tõesti selline jäätmevoog, mis on keeruline, väga raskesti ringlusse võetav, see on ka üks põhjus, miks ei ole häid tehnoloogiaid ja lahendusi täna. Ja see on küllaltki kallis ja kogu see kulu, selle peab keegi kinni maksma. Et tavaliselt varasemalt on siis erinevate jäätmevoogude puhul rakendatud seda niinimetatud tootjavastutuse põhimõtet, näiteks pakendi kogumine Eestis, paljud seda võib-olla ei teagi, on ka tootjavastutuse põhimõttel toimiv, ehk siis need, kes siis pakendatud tooteid turule panevad, need ettevõtted peaksid siis selle kokkukogumise nii-öelda kinni maksma ja finantseerima seda süsteemi ja sama lahendus siis on ka välja pakutud ja Euroopa Komisjoni tasemel lausa, et võiks siis ka tekstiilide ja rõivaste puhul kasutada tootjavastutuse mehhanismi, skeemi ja Euroopas seda siiamaani on teinud Prantsusmaa ainukesena, kes on täiesmahus teinud. Aasta vist on ju. Tegelikult nagu selline laiem tootjavastutus on neil juba 10 aastat kehtib ja nad lihtsalt see, et nad teatud kohustus ka kõik ringlusse võtta, seal on üle 10 aasta on toiminud see seal juba ja on olnud päris häid tulemusi, aga sellise tootjavastutuse põhimõtte rakendamine muidugi eeldab ka seda, et ühelt poolt tootjad oleksid väga selgesti konsolideeritud, selgesti ka tuvastatavad ja tegelikult ka ise selle süsteemi paika paneksid, et meil on see tootjavastutussüsteem, räägime näiteks pakendit, ikkagi väga selgesti teatud jäätmekäitlusteenus pigem kui tootjate enda vastutusel üles ehitatud süsteem. Oota, korra enne kui edasi lähed, kes on tootja? Teeme sellega korra selgeks. Jah, see kipub meie puhul tekitama segadust, et kes need tootjad on. Tootja on üldnimetus, aga tegelikult need on kõik, kes siis rõivaid kodutekstiile turule panevad. Ja meie mõistes siin Eestis eelkõige siis kaubandusettevõtted, kes müüvad. Ja enda taga siis eelkõige suured brändid, eks ju. Jah, sest nagu me teame, rõivatööstuses on tootja on üks, aga see, kes nii-öelda oma nime all seda rõivast müüb, see on eelkõige bränd ja need brändid ise suure tõenäosusega nii-öelda füüsiliselt oma rõivaid ei pruugi üldsegi toota. Nii et meie mõistes brändid ja kaubandus on need, kes siis oleks siis selle vastutuse alla kuuluksid. Ja eks me peame ka ise siin kaaluma, et kas oleks mõistlik sellist tootjavastutuse süsteemi või põhimõtet rakendada ka Eestis ja tegelikult enne seda aastat 2025 peaks olema tegelikult läbi vaieldud ja paika pandud, sest et seda ei saa ühe päevaga rakendada, see nõuab jah ikkagi päris palju ettevalmistamist, läbimõtlemist ja nii edasi ja nii edasi. No aga kui me korra veel vaatame, võtame lahti selle, et meil on bränd ja meil on see turule panija, et tegelikult seda probleemi see turule panija ju nagu sügavamalt lahendada ei saa, et üks põhjus ka, mis sa mainisid ja millest me oleme palju rääkinud, on see, et see süsteem on nii keeruline sellepärast, et see jäätmeliik on lihtsalt nii keeruline, et meil on seda keeruline koguda, sorteerida ja uuesti ringlusse suunata. Et vaataks, mis on need võimalused siin, Eestis meil ei ole väga suurt tööstust tegelikult ja ka meil ei ole väga selliseid suuri koguseid ja suuri brände, et meil on põhiliselt ikkagi turule panijad need, kes justkui siis selle vastutuse võtaksid. Aga nendel puudub igasugune tegelikult sõnaõigus määrata, milline see toode on, mida nad müüvad. Et
räägiks nüüd natuke sellest, et kuidas tegelikult see vastutuse võtmine võiks just pigem olla selle brändi pool, et mida seal tuleks teistmoodi teha ja kuidas see tegelikult kogu seda tsüklit muudaks ja muudaks ka tegelikult kogu selle jäätme iseloomu. Jah, tegelikult on palju räägitud, et kas see tootjavastutussüsteem, nii nagu miks mitte ka näiteks pakendi näitel, kas on mõjutanud kuidagi ka muutma toote disaini. Eesmärk ei ole ju lihtsalt tagada turule pandud toodete massiline ringlussevõtt. Eesmärk on ikkagi läbi selle toote arenduse ühelt poolt vähendada toodete hulka, ennetada nende jäätmete teket, aga teiselt poolt tagada ka selle ringlussevõttu võimalikult lihtsat läbiviimist ja tegelikult sellel niinimetatud tootjavastutussüsteemil, kui ta on õigesti rakendatud, siis need nii-öelda teenustasud, mida siis erinevatele brändidele või turule panijatele rakendatakse, need peaksid olema siis niiviisi kehtestatud, et mida raskemini ringlusse võetavam on sinu toode, ütleme siin näiteks mingisugune rõivaese, seda rohkem sa maksad ja siis tekib sul kohe nii-öelda majanduslik motivatsioon hakata oma toodet ümber disainima ja me ju teame, et rõivaste puhul kõige suurem probleem on just see, et need tekstiilikiud on väga erinevad seal alates fossiilsetest polümeeridest, puuvillast, seal ühes rõivas sa võid ise öelda, mitu erinevat materjali võib olla kokku pandud. No seal võib olla ju neid kümneid jah, eriti kui me võtame veel lukud, nööbid, kõik sildid, kõik, mis selle toote küljes on, et seda on tõesti väga palju seal ühes tootes. Just nimelt, et eesmärk oleks siis see, et ikkagi see rõivas oleks ka lihtsasti ringlusse võetav ja täna ta seda ei ole ja see peaks olema, see on puhas nüüd selle nii-öelda brändi kätes olev võimalus, kuidas seda rõiva disaini nüüd sellisena teha, et ta oleks lihtsasti ringlusse võetav. Kuni sinna ütleme monomaterjalide kasutamine ja nii edasi. Sina oled palju selle teemaga tegelenud ja kindlasti oskad ise siia öelda, aga küsimus on see, et miks siis brändid ei ole seda tänaseni teinud. Nad ei ole seda sellepärast teinud, kuna nad ei ole tunnetanud seda jäätmetekke poolt tulenevat majanduslikku survet. Ei ole põhjust olnud neil selles mõttes ennast liigutada. Tekstiilijäätmel puudub igasugune turg ja seetõttu ja kuna neil ei ole ka vastutust, siis see isegi ei tekita seda küsimust, aga tõepoolest võib-olla me peaksime siis hoopis küsimust teistmoodi püstitama, et mitte küsima, et kuidas koguda kokku ja suunata ringlusesse kasutatud rõivaid, vaid et kuidas ettevõtted saaksid panna turule ringseid tooteid, mida nad ise suudaksid ringlusesse võtta, et kui see oleks meil prioriteediks, see tõenäoliselt ju suunaks enamuse disainereid ja mitte ainult disainereid, vaid ma pean silmas siin suuri kaubamärke selles suunas liikuma. Et aga kas sa mainisid seda sellist nagu maksustamise nagu tööriista, kas on see midagi reaalset või on see midagi, mis siin meiesugused istuvad ja arutavad ja mõtlevad? Jah, et need erinevate maksudega on võimalik teha riiklike maksudega seda, aga see on suure tõenäosusega väga keeruline, sest eriti Euroopa Liidus, kui üks liikmesriik hakkab maksustama näiteks riiklikul tasandil mingeid tooteid, näiteks rõivaid, vähem või keerulisemalt ringlusse võetavaid tooteid, see tekitab nii-öelda turubarjääri ja suure tõenäosusega sellised lahendused, sellised ühe liikmesriigi tasandil olevad lahendused või ütleme näiteks ka keelustamised või siis mingid väga selged maksustamised, need võivad tekitada siis sellise toodete vaba liikumise vastaseid barjääre ja need ei pruugi hästi lennata. Ehk siis maksusüsteemid pigem on keerulised. Aga see, millest mina rääkisin, on siis selline ringlussevõtu tasude kaudu, ehk siis need samad tootjavastutusorganisatsioonid, kui nad selle vastutuse võtavad, lepivad kokku, et Eestis nad kehtestavad rõivastele vastavalt siis nende ringlussevõtu lihtsusele erinevad tasud, kuidas siis selle ringlussevõtu ja kogumise eest peaks see tootja või see turule panija maksma. Eks see on nagu võib-olla lihtsam ja sellepärast siis see tootjavastutuse põhimõte ongi nagu lihtsasti rakendatav lähenemine võrreldes igasuguste maksude muude asjadega ja Eestis selge on see, et Eestis tänane poliitiline establishment kindlasti pigem ei soodusta riigi tasandi maksude rakendamist, nii et jah, et ma arvan, et kui me räägime nüüd sellest plaanist, kuidas edasi liikuda,
siis ma näen, et Eestis on erinevate maksudega selle süsteemi suunamine, aga miks mitte ka näiteks maksuleevendused teatud sektoritele, näiteks teatud uuenduslikud ärimudelid, kes siis kasutatud rõivaid või tekstiilijäätmeid ümber töötlevad ja uuteks rõivasteks ümber töötavad. Ka nende puhul, see on Põhjamaades väga levinud. Hea näide on erinevad õmblustöökojad, kes parandavad rõivad. Et loogiline oleks, et see rõivaste parandamise pool võiks olla vähem maksustatud nii tööjõu kui ka sotsiaalmaksudega. Aga see on üks võimalus ja Põhjamaad sellele suunas selgesti vaatavad, kui suur võimalus see on Eestis. Aga see sõltub väga palju nüüd tänasest poliitilisest establishmentist, kas nad seda valmis tegema. Aga see on selgesti nüüd nii-öelda motiveeriv ja kaasaitav meede. Tegelikult esimene asi on muidugi alustada sealt, et panna paika need nii-öelda vastutused, õigused ja kuidas see süsteem peaks siis välja nägema. Et nii nagu ma ütlesin, siin on oluline roll nendel brändidel, turulепanijatel ja teiselt poolt omavalitsustel. Et see skeem alates kogumisest ja siis edasi, kuidas see ringlusse võetakse, see peaks olema väga hästi paika pandud ja siin on muidugi jäme ots riigil, kes peaks õiguslikult selle süsteemi nüüd kiiremas korras paika panema ja sealhulgas sätestama väga selged eesmärgid, sest ilma eesmärgideta me ei saa nagu sellise strateegilise tegevusena seda asja. Aga mis on meie eesmärgid? Ühelt poolt on hea, et me oleme Euroopa Liidus, et siin niisugune rehepaplus väga palju ei aita, et Euroopa Liit paneb meile suure tõenäosusega aastaks 2025 on meil peale selle kogumise kohustusega arvatavasti eesmärgid ka ringlussevõtu osas, tekstiilijäätmete ringlussevõtu osas. 100% või mingi väikse? Ei, kindlasti 100% see ei saa olla, et pigem see on mingisugune, nii nagu me siin ennem ütlesime, et vaatame, mis need võimalused on, aga hakkab sealt arvatavasti sealt 30% ülespoole vaikselt liikuma aja jooksul. Ma arvan, et need tulevad, sest et vastasel juhul lihtsalt panna kogumine kohustuslikuks, siis võib see lõppeda sellise Eesti näitega, kus me kogume kokku, aga pärast siis liigutame need vaikselt edasi prügilasse. Et kindlasti see ringlussevõtu ja võib-olla ka korduskasutuse eesmärk meile tuleb selleks ajaks. Ja selles mõttes ma pead väga vaevama ei pea, see tuleb Euroopa Komisjoni poole pealt, aga me peame olema valmis neid eesmärke täitma. Ja see sama tegevuskava üldises plaanis peaks siis olema ka riiklikul tasandil vallatud mingisugusesse strateegilisse dokumenti, et ega asjad niisama iseenesest ju ei hakka toimima, et mingisugune ringmajanduse strateegiline dokument, mis muuhulgas käsitleb ka tekstiiliringsust, peaks lähiajal kindlasti ilmavalgust nägema, sest vastasel juhul on need erinevad osapooled äraootaval seisukohal ja kui neil otsest ja selget nägemust ei ole, mis lähiaastatel toimuma hakkab, ega siis keegi eriti ka midagi tegema ei hakka. Nojah, nii ta on. Aga vaatame siis sinna protsessi korra sisse, et oletame, et me oleme jõudnud selleni, et me kogume kõik tekstiilijäätmed kokku siin Eestis. Või vahet pole, me võime isegi 30% praegu ju mõelda, et mis me nende asjadega siis nagu teha saame, et mis selle materjali hind on, mis sealt siis tekib peale kogumist ja sorteerimist ja mida me siin Eestis praegu üldse teha saame. Ja ka mida me ka võiksime teha, sest ma arvan, et oluline on ka aru saada, mis toimub regioonis laiemalt ja kus siin Eestil võiks tegelikult see koht või see fookus olla, et kas me saame mõelda, et me võime kõik siia nagu endale üles ehitada nii kogumise kui sorteerimise, kui purustamise, kui kiustamise, kui lõnga tegemise ja uute toodete valmistamise, aga tegemist on üsna tehnilise ja keeruka protsessiga ja siis ilmselt tekib ka küsimus ühel hetkel, et kui see on püsti, et siis meil ei ole ka piisavalt võib-olla tekstiilijäädet, et see oleks kasumlik see ettevõtmine, et mis sa arvad, kus Eesti fookus siin olla võiks? Jah, et sõnasabast kinni haarates Eesti probleem on see, et meil on liiga vähe jäätmeid. Et majanduslikult tõhusate süsteemide käitamiseks on meil liiga vähe jäätmeid. See võib mõnele kostuda üllatuslikult, aga ma kujutan ette, et sa nõustud sellega, kui sa vaatad maailma mastaabis, eks ju, millised sellised ümbertöötlustehased ja tehnoloogilised lahendused, mis on need mahud, need peavad olema küllaltki suured, et nii päris põlve otsas teha on väga keeruline. Aga kindlasti see on selle nii-öelda meie plaani või soovituse järgmine samm oleks siis väga selgesti teadvustada, kas Eesti võiks olla siin piirkonnas ja mitte ainult Eesti jäätmete, tekstiilijäätmete jaoks, vaid ka kogu piirkonna jaoks selline
ringlussevõtutööstuse majanduse haab või keskpunkt ja Eestis tegelikult on potentsiaal täiesti olemas, nii nagu ma ütlesin, täna väga palju juba mujal kokku kogutud rõivaid tuuakse siia sortimisse, meil on selline sortimise võimekus siin täiesti olemas. Meil on tegelikult terve rida ka veel tekstiilitootjaid ettevõtteid alles, kuigi nende arv kahaneb hirmuäratava kiirusega, aga nad on täiesti olemas. Meil on olemas terve rida tublisid ja innovatiivseid disainerid, rõivadisainerid, tekstiilitehnolooge, kes täna on olemas ja nende pinnal kogu selle nii-öelda võimaliku potentsiaalse seltskonna taustal oleks täiesti mõistlik Eestis luua selline tõsiselt võetav tekstiilijäätmete ringlussevõtu nii-öelda haab, mis võiks pakkuda seda teenust laiemalt ja see ongi see tuleviku ringmajandus. Minu jaoks on ainult suur küsimus selles, vaadates üldisemalt sellist jäätmekäitlusdiskussiooni, Eesti inimesed on pigem sellises olukorras või nende arvamus on selline, et me tahame tohutult keskkonnahoidlikult siin elada, aga kui jutt läheb mingisugust jäätmekäitluse veel vähem sisseveetavate jäätmete käitluse osas Eestis midagi teha, siis suurem osa inimesi on sellele vastu. Et tegelikult jah, et see eeldab ka siis nagu sellist ühiskondlikku mõnevõrra kokkulepet. Me saame aru, et tuleviku ühiskond on ringmajanduse ühiskond ja see, et liiguvad ülejäägid ja jäägid ühest kohast teise, see ongi tuleviku paratamatus. Ja mina arvan, et Eestil on potentsiaal ja see ongi nüüd selle meie plaani teine punkt, et kuidas seda realiseerida ja kuidas leida ka võib-olla siis see üldisem kokkulepe, et me kõik nõustume, teeme ära ja oleme kogu piirkonnas ja saame ka sellest majanduslikku kasu. Et see aeg tegelikult läheb nii erakordselt ruttu, aga anname Jaagule ka vahepeal sõna. Me jäime oma jutuga nüüd.
no me jäime kõige põnevama koha juurde, et kuidas nüüd siis realiseerida seda suurt plaani, mis Eestil võiks olla siin lähikümnendil ja me teame, et tegelikult ka Euroopa Komisjon on ette näinud sellise ringmajanduse ja süsinikuneutraalse majanduse arendamist ja meil on ka Eesti riigil suured rahahunnikud, mida nad võiksid mõistlikult kasutada. Ja mina arvan, et see ringse tekstiilisüsteemi loomiseks võiks miks mitte üks ports raha anda ja mul on hea meel tõdeda, et ka sina oled üks eestvõtjaid ju olnud, kes on nüüd viimasel ajal hakanud usinalt arendama sellise ringlussevõtu tehnoloogilise võimekuse ehitamist Eestis. Nojah, see juhtub, kui sa pead olema kogu aeg kodus ja ei saa Aasia vabrikutes istuda, siis tuleb hakata tegelema probleemidega, mis on lähemal kodus ja mis on tegelikult siin meile rohkem silma paistvad, et ega siin Eestis või üldse Euroopas olles me ju neid probleeme, mis suurtööstuses on, nii väga ei näe ja eks tegelikult see ongi üks osa sellest suurest probleemist, et me ei hooma üldse, milline tegelikult selle tööstuse keskkonna jälg ja mõju on. Et selles samas roheleppes on tekstiili ja moevaldkond ju 3 prioriteedis ja hinnatakse teda ikkagi teiseks kõige saastavamaks tööstusharuks. Et seetõttu muidugi tuleb sellega tegeleda, aga suur pilt, sellest me oleme nüüd tõesti siin rääkinud, aga mis on need, vaataks korra, et mis need reaalsed tegevused siis võiksid olla, mida tegelikult oleks arukas teha ja alates siis tõesti kui me juba võtame sealt järgmise sammu peale seda sorteerimist, et millist sellist ettevõtlust seal võiks arendada, millist innovatsiooni seal oleks vaja, kuhu oleks vaja seda raha patakat suunata, et kus siis meil need kõige suuremad kitsaskohad on, et kui sa selle ülevaate teeks oleks hea. Jah, et tegelikult Euroopas ju siin meie piirkonnas on mitmed riigid hakanud mõtlema just selle ümbertöötlemise või tekstiilijäätmete ringlussevõtu suunas. Ja ütleme selline tehnoloogia, mis puudutab siis kokku kogutud rõivaste esmast töötlemist, kiustamist, et see ju laias laastus on olemas. Suurem väljakutse on see, et mis selle nii-öelda ümbertöödeldud masstöö või materjaliga edasi peale hakata, milliseid tooteid siis sellest rõiva jäätmest saab toota ja just see on see, mis osas ma just näen, et kus Eestis võiks olla potentsiaali, innovaatilised ideed, et siis kompleksselt alates siis sortimisest, aga edasi liikudes siis sellise esmase töötlemise, mehaanilise töötlemiseni ja kuni siis sinnamaani välja, et pakkuda ka kohe võimalikud lahendused erinevate tootearendusnäidete puhul, mis siis selle ümbertöödeldud tekstiilimassist võiks teha ja siinsamas me ju näeme terve rida juba näiteid, mida kannatab teha, aga tegelikult on ju siin võimalik väga palju muudki veel teha ja see eeldab muidugi sellist katsetamist, testimist, läbimõtlemist ja lõppkokkuvõttes võib-olla ka teatud sellist jällegi nii nagu ma enne ütlesin, oluline on selline õiguslik või regulatiivne raamistik, mis siis annab sellisele sektorile ehk siis sellistele alates siis startupidest, aga miks mitte ka suuremat masti tootmisettevõtetest, kes siis võiks hakata seda ümbertöödeldud tekstiilimassi üha rohkem ja rohkem siis oma toodetesse kasutusse võtmaks. See eeldab teatud toetusi ja see on see üks osa kindlasti sellest plaanist, et võiksid olla need toetusskeemid alates siis innovaatiliste väiketootjate ärimudelite, ringsete ärimudelite toetamiseks, aga teiselt poolt miks mitte ka suuremate tehnoloogiliste lahenduste investeeringute tegemiseks. Et tegelikult siin mõni aeg tagasi viisime läbi ühe jäätmekäitlusseminari, kus me rääkisime ka võimalusest näiteks keemilisest ringlussevõtust Eesti tasandil, miks mitte põlevkivisektor. Jah, põlevkivisektor, kes täna ju tegelikult toodab põlevkiviõli, et see on ju sisuliselt võimalik selle samas tootmisprotsessis ka nii segaplastid, miks mitte ka tekstiilid keemiliselt ümber töödelda ja sealt osa sellest toodetud õlist, siis miks mitte suunata see nii-öelda monomeeri tootmisesse edasi, eks hakata tootma sealt tagasi siis rõivastele sobilikku materjali, mida on võimalik kiustada ja toota neid samu rõivad, et tegelikult
seda potentsiaali ja võimalusi on hästi palju, alates väikestest nii-öelda ideedest kuni suurte ideedeni siin Eestis ja need peaks nüüd väga selgesti laua peale panema, läbi mõtlema, analüüsima ja siis väga selgesti riigiga koos, osapooltega koos mõtlema, et kuidas me saaksime ja millised neist asjast võiks jääda nüüd arendusprojektidena ja lähme edasi, hakkame tegema, sest et mida kauem me ootame, seda rohkem võib arvata, et meie naabrid teevad need asjad ära ja lõppkokkuvõttes oleme meie siis need, kes sõltuvad naabritest, aga tuleviku nii-öelda majanduslikus perspektiivis oleks see kindlasti negatiivne meie ühiskonnale. Noh, EKA ja TalTech koostöös siin ühte projekti on ju mõtisklemas ja ma arvan, et seal see potentsiaal on täiesti olemas, et jõuda ka just nimelt, et me ei tegele siis ainult nagu materjalitehnoloogiaga üksinda, vaid me tõesti vaatame nagu seda tootearenduse poolt, et neid võimalusi on tõesti tohutult palju ja see on isegi mingis mõttes täitsa hämmastav, et meil tegelikult neid lahendusi nii väga ei ole tekkinud, et mitte isegi ainult siin, vaid Itaalia on ka hea näide oma selle Prato piirkonnaga, kus alates teisest maailmasõjast või tegelikult kui teine maailmasõda lõppes ja oli suur tekstiilipõud, kus tänu siis sellele vaesele olukorrale tegelikult hakati ju tegelema ümbertöötlusega aga ikkagi ka, kui sa sinna vaatad, sinna sisse, vahepeal ta muidugi suri välja nüüd praegusel ajal, kus moe- ja tekstiilitööstus on nii kõva hoobi saanud tänu koroonaviirusele, on ta jälle aktiviseerimas, sest kõik tootjad tahavad tegelikult oma tootmist endale lähemale tuua ja teevadki seda ka üsna aktiivselt, et see ei ole lihtsalt niisugune nagu tõenäoliselt väike trend, vaid pigem on see selline nagu suund, mille suunas liigutakse ja seetõttu Itaalia on saanud ka üsna tugeva sellise uue hoo, aga ikkagi kui sa vaatad, siis ta on ka ikkagi sektoriteks jaotatud, et üks on selline, kes purustab, teine seal keskendub siis sellele lõnga ja niidi valmistamisele ja kolmas siis omakorda toodete valmistamisele, aga loomulikult seal me räägime ikkagi puhtalt nagu rõivastele suunatud tegevusest, meiegi oleme oma kaubamärgi all seda Itaalias toodetud vanadest teksapükstest tehtud lõnga juba aastaid ja aastaid kasutanud ja see kvaliteet on suurepärane, et seda vaadates tekibki küsimus, et miks üldse oleks vaja uut puuvilla kasvatada, kui meil tegelikult on seal kõrval selline ümbertöödeldud 97% kasutatud rõivast ümbertöödeldud puuvilla lõng, mis on kasutamiseks väga kvaliteetne ja täiesti sobilik. Et see küsimus, et kuidas see ringlussevõtu idee ikkagi jõuaks läbi selliste toimivate toodete ja ka materjalide ikkagi suurettevõteteni, see on, ma arvan, seal on see suur auk seal vahel. Jah, et eks see on selles majandusmudelis ja ütleme rahas kinni, ehk senikaua kui on tänane nii-öelda lineaarne või kiirmoe paradigma prevaleerib, eks ju, seal on ikkagi lõppkokkuvõttes need hinnad on nii madalaks aetud. Siis on väga raske seda tarbijat murda või tema nii-öelda harjumusi muuta, aga see tulevik on meil ikkagi ju väga selgesti peaks olema jätkusuutlik ja nii nagu me oleme juba täna rääkinud, kaks suunda on, et tegelikult õiguslikult tuleb panna see raamistik paika, mis väga selgesti paneb kohustused, need vastutused, millest me ju täna seda juttu alustasime, kui neid vastutusi ei ole, siis kõik kipuvad tegema ikkagi seda nii-öelda lineaarset majandusmudelit ja võimalikult odavat. Et kui panna vastutused ja kohustused neile peale, nendele osapooltele, siis nad peavad hakkama mõtlema teistmoodi ja siis tekib ka võimalus ja ka rahastus, et selge see, et ma arvan, et me täna oleksime võimelised kohe mingi portsu tekstiili ära kiustama siin Eestis ja võib-olla ka mõned tooted tegema, aga sa lihtsalt ei ole täna suuteline maksma, sest et need kulud iseenesest on liiga suured, et seda väga suures mahus selliseid tooteid müüa, eks ise ka siinsamas oma poes ju näed, et see sihtrühm on siiski veel küllaltki kitsas, aga siia süsteemi tuleb siis raha väljaspoolt tuua ja see sama tootja vastutuse mudel, millest me rääkisime, ehk siis kogu selle süsteemi erinevate etappide alates kogumisest, eeltöötlemisest kuni tootevalmistuseni vajavad teatud lisarahavoogusid. Ja need lõpuks muidugi tulevad meie taskust, see on selge, aga need ei tule mitte siis enam selle sinu poes siin kohalikult. See on võib-olla liiga suur nii-öelda koht või ütleme, et hakata nii-öelda jätkusuutlike toodete kõrgema hinna kaudu kogu seda süsteemi rahastama. See peab tulema igalt poolt erinevatest sammudest.
ja lõpuks muidugi meie oma taskust jah, aga see ei saa olla nagu selle eetilise tootja poes see otsuse tegemine. No minule meeldiks küll, kui seesama korporatsioon, kelle ülejääkidest meie oma asju toodame, maksaks mulle selle eest, et meie nende jäätmeid vähendame. No, see oleks ju väga loogiline. Nii ta peaks olema tegelikult. Me oleme ju tegelikult need prügikalad, kes nende järgi koristavad. Nemad peaksid selle kinni maksma. Nii ta on ja see ongi see süsteem ja need meie soovitused sinna poole praegu kogu aeg me sinna poole tahaksime liikuda, et kui me lahendame ainult ühe osa sellest ahelast, näiteks kogumise, siis meid tegelikult õnnelikumaks ei tee ja probleemi ei lahenda. Me peame kõik need sammud lahendama, paika panema. Ülioluline on seal taga on see finantseerimises süsteem paika pandud. See on sama probleem ka muude jäätmete puhul siin Eestis. Ei ole seda finantseerimise süsteemi paika pandud ja kui seda ei ole, siis meil ongi selline pooletoobine kogumissüsteem, mis teeb seda asja võimalikult odavate kuludega. Jah, aga ikkagi üks küsimus jääb meil veel õhku, et kuidas teha nii, et me hakkaks panema turule paremaid tooteid ja enne me oleme mitu korda ka rääkinud siin monomaterjalidest, et korra võiks nagu sellega lahti rääkida, et mis asi on monomaterjal. Ja Eesti kontekstis me saaksime siin natuke rääkida viskoosist, mis on ka niisugune teema, mis ei ole tegelikult läbi arutatud, mulle tundub ka ühiskonnas, aga mis tegelikult ju vääriks seda väikest hetke, et kui me mõtleme meie sellise orgaanilise jäätme peale või mõtleme kas või ka metsatööstuse või puidutööstuse jäätme peale, et selle asemel, et seda ahju ajada, oleks ju mõistlikum teha kiudu, mis on lõputult ümber töödeldav, et miks meil siin nagu sellist innovatsioonihimu või arusaama ei ole, et see tegelikult oleks ju ka üks valdkond, kus Eesti võiks väga vabalt võtta. Jah, et nüüd sa tõid sisse väga ohtliku teema, milleks on metsamajandus ja metsandus üldisemas plaanis, eks ju, sellest võiks teha eraldi saate või lausa rääkimise. Aga võib-olla jah, et me oleme väga nii-öelda kitsalt kogu seda metsamajanduse ja puidu teemat vaadanud, et kui me läheksime täna Soome, hakkaksime seal rääkima, siis soomlastel on palju elutervem lähenemine kogu oma metsa ja metsatööstuse osas. Jah, selge see, et liigirikkus ja looduskaitse on oluline, aga tegelikult need variandid, mida puit pakub tulevikus ja ka täna juba tegelikult me ju oleme palju kuulnud, Soomes on väga populaarne tuua seda näidet, et presidendi proua tuli, eks ju, puidust kleediga, oli see siis nende aastapäeva vastuvõtule. Tegelikult paljud, kes seda toovad kasehalust, kes seda tegelikult näitena toovad ju unustavad võib-olla ära, et kogu see asi põhineb sellel samal tselluloositööstusel, mida me siia Eestisse ju kuidagi ei taha näha. Ehk siis jah, et täna võideldes tselluloositehase vastu, mille üks nii-öelda väljundid pidi olemagi siis sellest tselluloosist nii-öelda viskoosi tootmine. Ja nii nagu sa ütlesid, see viskoos saab suure tõenäosusega olema tulevikumaterjal, mis hakkab tegelikult siis asendama fossiilseid polümere, ehk siis viskoos suure tõenäosusega saab olema üks põhiliseks materjaliks tekstiilitööstuses. Ja ta on tõesti, nagu soomlaste ja rootslaste uuringud näitavad, võimalik seda lõputult ümber töödelda. Ta on looduspõhine materjal ja ta oleks kohalik, et me siis saaksime rääkida palju suuremast ja palju laiemast ringsest süsteemist, alustades siis võib-olla tõesti sellest kasepuust ja lõpetame lõpuks siis miks mitte sinu mingi ägeda tootega ja paneksime kogu selle ahela paika ja saaksime kogu selle asja ära lahendada siin Eestis või siis siin lähipiirkonnas ja me ei peaks üldse mõtlema mingisugustele globaalsetele tarneahelatele, mis siis tänasel päeval siin COVID-i keskkonnas tegelikult tõesti, nagu me näeme, on probleemsed. Üks laev võib panna, eks ju, nässu kogu maailma majanduse, see on nüüd jah, paneb natukene kummastama, enne vanasti räägiti, et üks liblika tiiva liigutus võib muuta maailma, aga nii ta on globaalses maailmas, et selles mõttes potentsiaali Eestis oleks teha täielikult otsast lõpuni lahendus, nüüd on jällegi see meie oma kätes ja ega siin muud ei ole, siin peab palju selgitama inimestele. Ma arvan, et inimesed, kui nad saavad aru asjadest ja kui seda tehtaks mõistlikult, ma arvan, et väga paljud inimesed oleks selle poolt, et me võiksime siin Eestis teha unikaalse ringse majandussüsteemi ja miks mitte tekstiili valdkonnas
me võiksime olla just need, kes siis seda innovatsiooni globaalsel tasandil juhivad. Ja loomulikult, absoluutselt, kas me nüüd jõudsime enam-vähem vist kõik asjad läbi rääkida, mis me tahtsime, et meie aeg hakkab läbi saama, et kuidagi alati tundub, et midagi jääb rääkimata, aga eks me siis jätkame järgmisel korral. Aitäh, Harri, et sa tulid ja väga-väga suur aitäh, Jaak, sinulegi, et sa meiega istusid siin niimoodi. Aitäh. Ja meil jäid osapunkte jäid rääkimata, aga me saame veel siis seda plaani jätkata, nii et plaan on meil täiesti olemas ja mul on väga hea meel, kui me selle plaani saaksime ka nendele erinevatele osapooltele siis ilusasti nii-öelda maha müüdud, et tõesti asjad hakkaksid realiseeruma. Aitäh!